inimest, kes ei oleks kuulnud seda lugu, kui 24. oktoobri öösel ja kodus kadunud 17-aastane noormees. Järgmisel päeval alustatakse tema otsingut. Esimesel ööl koguneb 200 vabatahtlikku. Otsingud jätkatakse ülejärgmisel päeval ja päev pärast ülejärgmisel päeval. Ja need otsingud on jätkatud kõige pikemalt meie praktikas. Me oleme otsinud praegust ise ka maastikul Võrus ja mingil hetkel muutus siis selles mõttes lihtsalt puust ette tegemiseks ja punaseks värvimiseks menetlusasutusele. Et kui me ei peaks otsima ühtegi last 5 kuud. Homme saab Markuse kogumisest 5 kuud. Ja kui lumi ära läheb, siis me peame jätkama seal neid maastikotsinguid, sellepärast et menetlus ei ole olnud suuteline välja selgitama tema kadumise asjaolusid täna. Ei ole olnud suuteline välja selgitama, kas see võis olla õigemini, et ta on tänaseks jõudnud sinna staadiumisse, kus väidetavalt ei esine seal kuriteole viitada asjaolusid. Ometigi on eluliselt ebausutav, et kell 1:30 öösel 17-aastane noormees omal tahtel vahetab oma elukohta, kolib teise riiki, otsustab iseseisvalt lahkuda ja teha mitte ühtegi asja, mida ta on teinud varasemalt. Ta on iga õhtu suhelnud oma emaga, ta on käinud korralikult koolis, ta on käinud korralikult trennis, seda kõike mingil põhjusel ei ole see üldse oluline nagu selles menetluses, tema käitumisprofiil, millest ma praegu räägin. Ja täpselt samamoodi Markuse puhul endiselt on üleval küsimus, kellega ta puutus kokku peale seda, kui teeb Koduga 14 videolle kaamerasse, kes midagi teab sellest, kas ta sai mingi auto peale sealt või ta liikus kellegi koos mingil teisel viisil edasi 3. punkti, mida me ei tea täna. Kuid nende maastikuotsingutega me oleme otsinud selle piirkonna läbi tehnikaga veekogu 2 korda. Me oleme filminud ära Tammula järve põhjal, kus on meeter kuni meeter 80 on mudakiht. Olemas meremõõdukeskus, kes meid selles aitas. Selleks, et öelda, et teda ei ole seal järves. Selleks, kui lume ära läheb, neid maastikuotsinguid jätkama seal. Aga samas oleks tegelikult väga oluline saada informatsiooni, mis võimaldaks siis algatada või mis võimaldaks tõenäoliselt tänase seaduse seisuga võimaldaks algatada siiski teistsuguse menetluse, et saaks teha 3 isikute kõneelistusi, kuulata inimesi üle, vaadata sündmuskohti, isegi siis, kui sellest on 5 kuud möödas. Me ei saa jätta sellist olukorda, et need asjad jäävad lahendamata nagu 2000 aasta Katrin lugu. Meil ei peaks olema Eesti Vabariigis sellist situatsiooni, et meil 2016 jääb ka lahendamata kellegi lapse kadumise lugu. See ei ole lihtsalt normaalne. Ja ma annan sõna edasi Markuse vanematele, kes teevad avaliku pöördumist. Tahan siis öelda nii palju, et meie Markus on siis kadunud, nagu Aare ütles, homsest siis juba 5 kuud. Et terves Eestis on teadmata kadunud, minul on andmed 43, nüüd Aare siin ütles, et need on 35. See number ajas muutub kogu aeg. Keegi võitis üles teha. Aga et ütleme, et seda on väikse Eesti kohta ikka liiga palju ja sellest tulenevalt peab ka midagi muutuma. Et me tahame oma lapse üles leida ja selleks tuleb midagi teha teisiti, kui on seda tehtud see 5 kuud. Et lihtsalt oodates, toimikuid vaadates ning ikka ja jälle samastest kohtadest otsidest, et me lahendust ei leia. Et ma võin ausalt öelda, et me oleme selle Võru ümbruse niimoodi läbi otsinud, et ma arvan, me oleme kõik kohad läbi käinud vähemalt 3-4 korda. Ja praktiliselt see 5 kuud, see viimane kuu on jah, sellele lumele jäänud natukene nagu vaiksemaks, et lume alt ei ole, aga me oleme ikkagi jätkuvalt, et ükskõik mis vihjana tuleb, me oleme käinud otsimas teda Lätist, me oleme käinud teda otsimas Meremäelt, piiri äärelt, aga see füüsiline otsimine paistab, et sellest lihtsalt jääb väheks. Ja et vahejuhtumitele tuleb läheneda erinevalt, mitte teha üldistusi, et kindlasti ei ole kadunute puhul üldistustel ega eelvarmustel kohta, et teismeliste kadumise kohtu me sageli suhtumist, et kullap ise läks. Nii väideti ka umbes meile, kuigi Markus ei ole ilma meie
teadmata 2 tundi võib-olla on olnud, kui tal on telefon momendil levist väljas, et me tõesti ei tea, kus ta asub. Ta tuli koolist, andis teada, ma jõudsin koju, emps ma tegin nüüd süüa, emps ma lähen trenni. Ta andis meile igast oma käigust andis teada. Et Markus ei ole nooruk, kes oleks niisama lahkunud. Me saime Markusega hästi läbi ja ta hoidis meiega pidevalt ühendust. Et politsei peab hindama ka selliseid käitumismustreid, mis annavad kinnitust, et tegu ei ole teadliku kodust lahkumisega. Sellistest oludeks oleks pidanud kohe algatama kriminaalmenetluse. See on ülioluline, sest praeguste seaduste juures võimaldab uurimise ja jälitustegevuse alustamist vaid kriminaalmenetluse algatamine. Et neid seadusi tuleb muuta. Et me sooviksime, et Politsei- ja Piirivalveametis oleksid eriväljaõppega inimesed, kes ei tegele kadunud inimesega nagu varastatud esemetega väärteomenetluse korras. Asitõendit ei tohi kaotsi minna seetõttu, et inimest otsib politseinik, kes ei ole ealeski kadunud otsimisega kokku puutunud. Markuse juhtumi puhul sai politsei turvakaamera videoklipid enam kui nädala möödudes kadumisest, mis on minu jaoks selles suhtes tundub ikkagi liiga palju, ja kuna need Võrulinna kaamerad on kõik nii, nagu nad on, kes näitas nurga taha, kes ei näitanud üldse, siis tegelikult 5 kuu möödudes me ei tea kindlat suunda siiamaani, kuhu ta ikkagi lõpuks pöördus sellest viimasest kaameras olevast pildist. Ja üks asi, et esimesel päeval otsingutesse politsei koeri ei kaasanud. Ning ka hiljem seda vaid tänu meie palvele ning vabatahtlike abile saime me need koerad. Ise me nad otsisime, ise me nendega ühendust võtsime. Kõik tulid oma koertega meile väga ilusti appi, et suured tänud neile. Ja kuigi kahtlustati, et Markus võib olla Tammula järves, seda väitis politsei ka meile, et ta võib olla veekogus, et siis tuleb oodata kevadet. Nagu ma ütlesin, et me ei jää ootama kevadet, et kõigepealt otsime muud variandid ja kui ta seal tõesti on, siis leiame me ka selle enne kevadet ülesse. Ja samas, kui ta kahtlustas, et Markus on meil veekogus, ei kaasanud politsei tuukreid ega sonareid, et see sai võimalikuks ainult tänu sihtasutuse kadunud juhile Aare Rüütlile, kes kutsus meile appi Tartu sukeldumisklubi ja mereuuringute OÜ vabatahtlikud. Vaid nii sai selgeks, et Markust veekogus ei ole. Et me oleme selle vist ikka suhteliselt juba välistanud. Ja samas, miks ei võimaldata meile kui vanematele või meie juriidilisele esindajale tutvuda tagaotsimistoimikuga? Et meile on teadaolevad mitmeid vasturääkivusi, mida tahaksime kontrollida, aga me lihtsalt ei saa seda. Meile ei võimaldata siiani tutvuda poja sisse tulevate kõnede eristustega. Meile väidetakse, et me oleme kolmandad inimesed, kõrvalised inimesed, kuigi telefon on mehe nime peal, mees maksab makse. Eks see seadus nii on, aga ma ütlen, siin tuleb siis teha mingisuguseid muudatusi. Ja et vastuseta on jäetud ka paljud teised küsimused, millega kõrgemate instantside poole pöördut oleme, kuid siiani ei ole meile neile vastatud. Ja samamoodi me ei taha kuulda uurija käest lauset, saate aru, inimesi kaob ja jääbki kadunuks. Selline suhtumine ei ole vastuvõetav ei meile ega ka teistele, kelle lähedased on kadunud. Nende kadumiste taga peab olema mingi põhjus. Need inimesed peavad ju kuskil olema ja meie Markus peab kuskil olema.